ärikäik. Tere, head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 32. ning juttu tuleb seekord teemast, millest ei saa üle ega ümber ükski ettevõte ega organisatsioon. Me räägime juhtimisest ja juhtimise õppimisest. Oleme külla kutsunud mehe ettevõttest Combat Ready, kes koolitab juhte ja meeskondi, lähtudes seejuures sõjalistest praktikatest. See kõlab üpris intrigeerivalt ja loodame, et saame saates täpsema pildi ette, kuidas sõjalist juhtimiskogemust tsiviilellu ümber konverteerida. Tere tulemast ärikäiku, Combat Ready instruktor Priit Lilleväli. Tere, tere! Ja tänast saadet juhivad Marta Peril-Grauberg ja Rauno Uusleer. Alustuseks küsin kohe, Priit, kas ilma Kaitseväe ja missiooni kogemuseta oleksid sa praegu siin ja räägiksid juhtimisest? Ma arvan, et mitte, sest see on olnud väga suureks määravaks osaks, et mida me Combat Readys teeme ja kuidas me üldse oskan nagu seostada neid asju, mida me koolitustel edasi anname. Ma arvan, et see on isegi ülioluline. Aga mis su enda juhtimiskogemus on, et kas sa saidki käe valgeks just Kaitseväes või mis sa veel oled teinud? No selleks tuleb minna tagasi ennem Kaitseväega, siis ma olen pärit suurest perest, 7-lapselisest perest ja ma olen kõige vanem, ehk siis tegelikult nii kui mul õed ja vennad hakkasid juurde tulema, siis mul oli vaja neid juhtida. Vanemad käisid tööl, minul oli vaja nende eest hoolitseda, nendega igal poole minna, eks see on üks paras juhtimistegevus tegelikult. Ja sealt edasi loomulikult ajateenistus, et ma arvan, et ei ole olemas paremat juhtimiskooli kui ajateenistus, et lihtsalt küsimus on selles, et millise hoiakuga noormed sinna lähevad. Et sealt on väga palju õppida ja täna koolitajana kuulen juhtidelt ja personalijuhtidelt, et peaks vist rohkem Kaitseväe taustaga inimesi värbama. Mis ootuste või mõtetega sa ise sinna läksid, et tihtipeale minnakse sinna sellise nagu natuke pikka hambaga? Absoluutselt mitte, et minu lugu on täitsa nagu teistsugune, et ma kasvasin üles üks kohas nagu Klooga, mis on vana siis nõukogude aegne ohvitseride linnak ja seal on ka täna Kaitseväe harjutusväljak. Mis ma siis olin? Teise klassi vist läksin sinna ja ma ainult seda nägin, kui sõduris ikka tee ära, siis ma lehvitsin neile näita relva ja lase soomukisse ja seal ma kasvasin, ma kõike seda nägin. Võib-olla üks määrav asi oli ka see, et minu naaber oli rahuoperatsioonide keskuses teenis ja ma mõtlesin väikse poisin, et ma tahan ka ükskord kanda rahuoperatsioonide embleemi. Ja veel oli ka mu onu, kes nagu mõjutas, kes oli mul eeskujuks, isa eeskujuks. Ja mingid aastad läksid mööda ja siis ma leidsingi enda õle pealt rahuoperatsioonide keskuse embleemi ja teenisin Paldiskis. Rauno, sina oled meil ka ajateenistuse läbinud, et kuidas see asi üldse on, et sa lähed sinna Kaitseväkke ja ega siis kõigist seal ei saa ju juhtivad, et kuidas see süsteem seal käib? Ma omast paari aasta tagusest kogemusest mäletangi seda, et see oli suhteliselt ikkagi õnne peale sattus, et kes saadeti nii-öelda siis juhiks ja kes saadeti autojuhiks. Et seda vaadati SBK põhjal, et kes oli pädevam ja kes ei olnud. Palju mängis rolli ka see, et konkreetselt kas oli keegi pooleldi tuttav, oli konkreetselt sinu rühmajuht näiteks või rühmavanem. Ma ise tahtsin ka selle kohta küsida, et teie slogan ongi ettevõttel tegelikult see, et igaüks sobib juhiks. Et Kaitseväe põhjal ma ütleks, et igaüks ei sobi juhiks. Sa tõid ise väga hästi välja selle, et võimalik, et tullakse valede ootuste ja soovidega sinna Kaitseväkke, aga ma tahaks ikkagi vastu väita, et veena mind ümber, et kõik sobivad juhiks. Jah, hea meelega. Juhtimine hakkab pihta millest? Enesejuhtimisest. Ja tegelikult sellest mõtteviisist meie koolituste treeningud üldsegi räägivadki.
Hommikul voodist ülesse, juhin ennast hambaid pesema, juhin ennast panen riidesse, lapsed riidesse, lapsed lasteaeda, naine tööle ja siis lähen tööle ja mul ongi seal 10, 20, 100, 1000 inimest juhtida. Ehk siis juht igas rollis, kõik inimesed, kes teistega suhtlevad, nad juhivad. Kas teadlikult, mitteteadlikult, alateadlikult juhite, sest te tahate, et nad teeksid midagi, mida sa tahad, et nad teeksid. Küsimus on selles, et milline su kavatsus on. Kui su kavatsus on see, et sa tahad, et nad teeksid seda, et sinul oleks hea, siis see on manipuleerimine. Aga kui sa tahad, et nad teeksid midagi, mis aitaks meeskonda või ettevõtet, siis seda me nimetame juhtimiseks. Aga sinu kogemus Kaitseväes, et mis oli sinu esimene selline juhi roll või kus sa said selle maitse suhu ja kus sa said aru, et sulle tegelikult meeldib inimesi juhtida? See, millal ma aru sain, on mul väga selgelt meeles, oli peale noorem allaohvitseride kursus ja rännakut, 75 kilomeetrit vist äkki. Ennem seda ma arvasin, et ma vist ikkagi jäi sõjateenistus, et see oli minu jaoks. Nüüd, mis seal juhtus, oli see, et me tegime rühmaga koos raskeid asju. Ehk siis raskete asjade koos tegemine ühendab meid kõige rohkem ja siis tulevad välja need loomuomased isikuomadused, kus sa oled väsinud, magamata, sul ei ole piisavalt hästi söönud, aga sul on vaja oma ülesanne täita. Selleks, et sellel, ütleme, noorem allaohvitseri kursusel Kuperiana või jalaväepataljonis oli see, et sul oli alguses must embleem, kus pealuud ja konte polnud. Kui sa seda, nüüd ma olen sassi selle sõduri baasoskuste rännakuga, aga ka see oli raske, ehk siis sõduri baasoskuse rännakul, kui sa seda ära teinud, siis neid konte peale ei saanud. Ja siis see ei olnud nagu kõige populaarsem seal. Ehk siis see on selline individuaalne drive, kus sa tahad saavutada selleks, et saada meeskonda. Aga kui see noorem allaohvitseride rännak sai läbi ja kui ma nägin ja tundsin, mida me kõik koos tegime, ehk siis seal pidi koostööd tegema, et see läbi saada, et sa üksi ei saanud kuidagi. Sealt tekkis mul tõsine soov nagu ikkagi jätkata Kaitseväes. Küll mul oli sama teema nagu sul, Rauno, et ma tahtsin autojuhiks minna, aga siis rühma ülem ilmselt nägi mingi potentsiaal, et Lilleveli sa ei lähe autojuhiks. Mis okei, ma tahan miinipildeks minna. Ei, sa ei lähe miinipildeks. Sa oled luurunakki. Ehk siis sain päris huvitava kogemuse. Aga mis omadusi seal siis otsitakse, ütleme nende Kaitseväes, nende juhtivate positsioonide täitmisel? Keda siin otsitakse? Mis on siis need liidri omadused, mis välja paistavad? No ma arvan, et ma saan rääkida nüüd, ehk siis ülima vastutuse mõtteviis on nii palju mõjutanud mind, et ja Remo ja Martin, kes on kombataride asutajad, et nemad siis endised eriväelased, et millist mõtteviisi seal otsitakse, on see, et kas sa oled meeskonnamängija, kas sa mõtled meeskonna peale ennem või sa mõtled enda peale. Kui sa mõtled enda peale, siis pigem sa ei sobi sinna. Siis kas sa oled õppimisvõimeline? Kas sa suudad õppida pidevalt juurde ja arendada ise ennast? Ja kolmas asi, et mis hetkel sa alla annad või kuidas sa nagu loobud? Eriväelastel on seal valikul see, et kui sa ütled, ma annan alla või ma loobun, siis on sinuga kõik. Sind siin üksusesse ei võeta, sellepärast, et kui sa siin onboardingu sa annad alla, siis kui sa vastase kätte lõksu langed, siis sa räägid meid välja. Ja ma arvan, et suures plaanis on see vahet ei ole, mis väeosas Eestis sama oluline. Ehk siis, kui me saame aru, mis hetkel inimesed hakkavad murduma, siis meil on võimalik neid kohti treenida paremini. Need on, ma arvan, need olulised punktid, mida otsitakse juhis ja liidris. Sa korra mainisid seda, et läbi raskuste tekib see meeskonna vaim ja tulevad need liidri omadused paremini välja, aga nii Kaitseväes kui uues ettevõttes, kui sa lähed sinna tööle, sa ei ole nendes raskustes veel koos selle juhiga olnud, et kuidas peaks tekkima minul kui uuel ajateenijal, minul kui uuel töötajal see austus või respekt oma juhi suhtes, et kui ma ei ole koos midagi rasket veel läbi teinud. Lühike vastus on see, et be humble, et ole tagasihoidlik on eesti keeles vist see sõna või alandlik, mis võib-olla ütle mitte midagi. Teistpidi, see
auaste või see ametipositsioon annab ka mingisuguse respekti või austuse. Aga see ei tähenda, et sind kohe võetakse sellisena. Ma arvan, et see enda huvi ise kasvada on number 1 on ju, et kui seda ei ole, et siis me ei saa kahjuks seda inimest aidata liiga palju. Ja teine asi on ikkagi selles onboardingus. Me ütleme, et onboarding peab nagu eriväelaste selles valikus. See peab olema raske. Kui me räägime seal laua taga lilledest ja liblikatest ainult, aga päris töö on nagu väga raske ja tuleb välja, et ma pean väga palju õppima ja pingutama ja ise kõik asju tegema selleks, et mul ja minu meeskonnal läks hästi. No siis on nad juba, ma isegi öelda enam katse lõpuks, aga tänapäeva noored on juba nädala pärast läinud sul sealt. Et ma arvan, et see onboarding peab olema piisavalt raske ja seal onboardingus on hea rääkida ka neid faile, mis ettevõttes on olnud. Et ehk siis läbi analüüsitud, et meil on siuksed katsumused olnud ja me oleme neid lahendanud selliselt ja selliselt ja siis on mingisugused ülesanded temal endale. Samamoodi, et kuidas siis aru saada, mismoodi inimene mõtleb, kuidas ta siis reageerib nendele, kas ta annab kohe alla, ütleb, et tegelikult see töö ei olegi minu jaoks või siis ta pingutab. Et neid asju ma arvan, et me tahaksime ju juhtidena näha ju inimeses. Kaitsevägi on tuntud ka selle poolest, et käsuahelad on päris pikad. See tähendab siis seda, et käsud tulevad nagu kõrgemast auastmest allapoole järjest ja see on kohati nagu selline telefonimäng, et see käsk iga astumisega nii-öelda muutub. Et kas te seda ka nagu propageerite, sellist käsuahela süsteemi kuidagi nagu ettevõtetesse, et ülemusi tulebki respekteerida rohkem, et nii nagu ülemus ütleb, nii on, või selles mõttes ikkagi hoiate Kaitseväest eemale, et päris kõike, mida ülemus teeb, ei pea nagu tegema ja oma peaga võib ikka ka mõelda? Oma peaga peabki mõtlema. Sellepärast, et me tahame enda meeskonda inimesi, kes võtavad ise otsuseid vastu, ise mõtlevad ja ei koormaks mind kui juhti iga pisikese probleemi pärast. Miks? Siis me vaatame sisse ja alla, me kogu aeg tegeleme mingisuguste murede ja probleemidega. Ja me juhina ei saa vaadata üles ja välja, kus on järgmised turud, järgmised partnerid, järgmised investorid, kuidas ma saan veel meeskonda toetada, milliseid ressurssi juurde tuua. Kindlasti see on see kultuuri loomine ja mida me tolereerime oma meeskonnas, oma ettevõttes üldse. Lahinguväljal on niimoodi, et kui üks juht ütleb, mida peab tegema, millal peab tegema, kuhu peab minema ja teised üldse ei mõtle, siis on hukatusele minek. Lahinguväli on ülikeeruline, dünaamiline, seal on väga palju liikuvaid osasid, seal on teised liitlasüksused, seal on masinad, seal on kopterid, seal on kohalikud elanik, seal on loomad, seal on lapsed, seal on sõjaõdu, kõik mis tekib seal lahingu käigus. Siis see on lihtsalt mõeldamatu, et see üks juht jõuaks nüüd näiteks, võtame rühma 30 meest, jõuaks iga ühe juurde ja ütleks, mine nüüd sinna nurga peale, võta nüüd põlvele, otsi nüüd vastane. See on nonsense. Ja sellepärast on vaja treenida sõdurid ise mõtlema, ise need otsused vastu võtma, loomulikult oma vastutusala piires, nad ei saa minna näiteks sõdur ei saa minna kompani ülemast mingid asju otsustama, see on selge. Aga oma selle vastutusala piires need otsused ise vastu võtma, õpetada või treenida on isegi ütleksin kriitiline. Ja igapäevaelus ja töös on see sama oluline. Mulle, kes ma ei ole kaitseväesüsteemiga kuidagi seotud, tundub ka, et seal on väga selline selge struktuur, väga konkreetselt asjad käivad. Aga kui nüüd seda teie kogemust pärisellu ümber tuua, siis te olete ise ka öelnud, et see päriselu, tsiviilelu on võrreldes kaitseväega ikka see, et sa tormad nagu pea ees otse lahingusse. Et kuidas nagu neid asju siis ümber konverteerida sealt või et mis, et kas me saame nagu päris kuidagi otse üle võtta või kuidas te seda sõjaväe kogemust nüüd juhtidele ümber nagu sõnastate või kuidas te seda teete? Saan aru. See on võib-olla oluline rääkida, millest meie treeningud koosnevad, on 2 plokki, milleks esimene on
4 lahingureeglit. Noh, nimetame neid ümber siis juhtimise printsiipideks, et lihtsalt inimesed ka saaksid aru, millest me räägime. On kata ja liigu, lihtsus, prioriseeriv ideede ja hajutatud juhtimine. Kata ja liigu on selline kõige primitiivsem võitlustaktika, mida ajateenijatele põhimõtteliselt esimese asjana õpetatakse. Miks? Mis te arvate? No Rauno, sest sa pead nagu meeskond koos võt kuidagi elusana välja tulema. Absoluutselt, ellu jääda, see on number 1 asi, et eks kui vastane minu lahingpaarilise pihta tulistab, siis me varjume, siis me proovime aru saada üksteisega, et mis hetkel me saame nüüd vastase pea maha suruda oma tulega, siis mina jään katma, tulistan vastase pihta, minu lahingpaaril saab liikuda järgmisele positsioonile. Tema alustab tuletegevust, nüüd saan mina liikuda, sest vastase pea on ikka all. Nüüd, kui me 11 katame, teeme meeskonnatööd, siis meil on võimalik oma ülesannet täita. Kui me seda ei tee, saame mõlemad surma, mis mõtet meil siis pingutada on. Nüüd selle meeskonnatöö juures kõige olulisem on suhted. Kui meil on nüüd omavahel väga halvad suhted, ega siis sest meeskonnatööst seal nagu väga midagi välja ei tule. Nüüd oletame, et selles kata ja liigu selles aktsioonis mina millegi pärast ei kata oma lahingpaarilist. Nüüd, kas ta eeldab, et ma teen seda meelega selles olukorras? Tõenäoliselt mitte. Võib-olla ma kukkusin, komistasin, vahetan salve, joon vett, mis iganes. Siis mida ta ideaalis tahaks teha, ta tahaks aru saada, et nagu saada mult mingit tagasisidet, et mis juhtus, kas on kõik hästi, kas saame edasi liikuda. Ta peab nagu kontakti looma, kas häälega, visuaalselt või kuidagi moodi või raadioteel. Aga mis nagu igapäevaelus toimub, kui me toome siin nagu paralleele, siis kui sina jätad oma töö tegemata, et mis sul viga on, miks ära ei tee oma tööd, või meie osakond tegi kõik hästi, aga teie olete seal aeglasid uimased. Et selline süüdistamise asemel pigem küsimine, et mis juhtus, hoolimine. Hoolimine, jah, et see on suhte ehitamise fundament, et nagu respekteerivad ja austa kõike. Suhte juures on hästi oluline ka kuulamine, et ma mitte ei kuule, vaid saan aru, mis see mure on, küsin küsimusi, peegeldan tagasi, püüan päriselt mõista, mis sul juhtus. Ja selleks, et ma saaksin seda aidata, siis ma saan ehitada alles usaldust. Usaldus on ka ehitamise küsimus, seal lihtsalt ei ole mitte milleski. Siis ma saan mõjutada inimesi positiivselt. Negatiivselt lihtne mõjutada, lähed kohvinurka ja vingud, juba mõjutada inimesi. Proovi positiivselt mõjutada, see on ikka küll raske. See nõuab endast arusaamist kõigepealt. Kuidas mina inimesena toimin, siis ma ju saan aru, et kuidas ka sina võiksid toimida. Siis ma küsin küsimusi, uurin ja mõjutan, eks. Inglise keeles influence'ida. Ja viimane samm suhte ehitamise juures on hoolimine, nagu sa ütlesid, Marta. Et kui me ei hooli inimestest, mis mõtet meil üldse on nagu mingit meeskonda või ettevõtet teha või mängida seda, et me hoolime üksteisest või mingisugused sloganid lihtsalt, Et hoolimine, juhtimine on tunne, et sinust hoolitakse, ütles üks personalijuht peale meie koolitust. Et ei ole vahet, mis aasta, ameti positsioon, mis sul on, et see on tunne. Ja see tuleb siis, kui sa käitud inimestega inimlikult. See oli esimene reegel. Esimene reegel, nii ja need teised? Tarano tahtsid midagi küsida veel? Ei, ma lihtsalt tahtsin selle kohta küsida, et nagu sa praegu ütlesid, see kõik jutt tundub mulle loogiline, aga viia nüüd tagasi see kaitseväe mastaapi, selle põhimüügielemendi juurde, et sa saad kaitseväes ajateenistuses, saad selle juhtimiskogemuse, mida sa mujalt ei saa, et ongi rühma või jao tasemel on ju, et 7–30 inimest. Et lihtsalt et kas ajateenistus peaks kuidagi seda, kuidas olla juht, seda ka rohkem õpetama, sest mina mäletan omast ajast, et oli inimesi, kellel ei ole kunagi olnud mingitki juhtimiskogemust, kas või kuidagi alateadlikult juhtimiskogemust, et nagu sa välja tõid, et nooremad õed-vennad, keda juhtida ja neile kuidagi lööb see võim pähe. Ja siis sellega kaasnevad igasugused mikromanageerimised, igasugused mõttetud asjad. Sealt omakorda tuleb veel see, et öeldakse ajateenijale, et sa pead oma peaga mõtlema, aga pärast saad vastu päid selle eest, et sa ei mõtle või et sa tegid midagi, mida ülemus ei öelnud. Et kas ajateenistus peaks kuidagi rohkem õpetama olla juht? Muidugi. Lühike vastuse muidugi. Ja me anname oma panuse sellesse, et see muutuks ja minu teada on see juba palju parem.
mina käisin 2007 ajateenistuses ja täna on see suhtumine ja see kultuur juba paranenud, ehk siis tolereeritakse rohkem seda, et no nii-öelda natuke siukest coach ivat stiili, et nagu ma küsin sult, et mis sina arvad, mida me võiksime teha, mis see plaan võiks olla. Ja oma panuse me anname selliselt, et me Kaitseväe Akadeemias siis koolitame kadette nii-öelda pilootprojektina praegu, et anda, et kus me saame neid ajateenijad kõige rohkem mõjutada, neist läbi juhtida, et kui need kadetid lähevad selle ülima vastutuse mõtteviisiga nüüd oma rühmade peale ajateenistusse, siis neil on võimalik seda muutust luua, nemad on muutusi loojad. Ja kuidas nemad oma ajateenijatesse suhtuvad, sellise mõtteviisi ja hoiaku saavad ka ajateenijad rühm ülemalt siis, eks oma juhilt. Ja vist on üks pilootprojekt kahe kompaniiga, kes õpib läbi meie online akadeemia, neid samu printsiip, et millest me siin räägime, on ka online akadeemias meil ja terve ajateenistuse vältel, et vaatame, et mis see tulemus on, et aga juba on väga head tagasisidet sealt saanud. Tahaksin küsida seda, et kust teil tuli see äratundmine, et vot neid asju, mis ma sealt Kaitseväes ja seal missioonide käigus õppisin, et neid saab üleüldse ja et neid peab muusse ellu ka ümber tooma. Kas see teie ülimusliku vastutuse põhimõttes on miski asi, mis te olete ise välja mõelnud või on mingid sarnaseid koolitusettevõtteid ka mujal maailmas? Meie ei ole neid välja mõelnud Combatredis, ei ole ka ameeriklased, meie partnerid Echelon Front ja Jocko Willink neid välja mõelnud, need on lihtsalt universaalsed printsiibid, mis on lihtsalt seotud algselt siis originaalis nende USA Navy Sealide kogemusega Iraagi sõjast. Nüüd kui Jocko Willink ja Leif Pavin, kes siis Navy Sealid tulid oma missioonilt tagasi ja nemad pidid hakkama treenima, koolitama järgmisi Navy Seale Iraaki minemiseks. Ja siis nad väga üllataval kombel said aru, et neil ei ole seal organisatsioonis sellist juhtimise, koolitamise struktuuri. Ja siis nad panid oma kogemusest nagu kirja, mida nemad tegid seal Iraagis. Ja nad panid alguses selle ülima vastutuse, raamatu sisu panid enda jaoks, et nad saaksid õpetada uusi Navy Seale. Aga kui Jocko tuli reservi, siis ta kirjutas, aga see võiks ju olla kõigil teistele ka kasulik. Siis tegi sellest raamatu, andis välja ja see sai üle maailma kuulsaks, eks. Et sealt see tuleb selliselt. Aga ma lisaks need teised printsiibid ka juurde, muud jääb siuke poolik vastus selle osas. Et kui me saame aru, et me oleme meeskond, siis on meil teine reegel lihtsus, et me peame üksteisest aru saama. Et kuidas see kommunikatsioon on lihtne, selge ja konkreetne. Sellepärast, et kui ma ei saa aru, mida ma pean tegema, siis ma ei saa seda ülesannet ju täita. Ja siin on see tööriistaks on tagasi lugemine. Et räägi mulle oma sõnadega, millest sa aru said. Sest ma ei saa ennem aru, kui sa räägi mulle, millest sa aru said. Ja seda liiga palju ei kohta. Ja see on võib-olla üks siuksed märgilisi asju, mida meie treeningult kaasa võetakse tihtipeale. Mis on üks asi, mis sa kaasa võtad? Ja tagasi lugema, tahan veenduda, et kuidas minust aru saadi. Sest nüüd, kui sa loed mulle oma sõnadega tagasi, siis ma saan kohe, siin ma mõtlesin hoopis sedasi, et tegelikult mine sinna või tee seda. Või siis, et jah, loed tagasi, jah, täpselt nii mõtlesingi. Lihtsus. Kolmas, prioriseeri või täida. Ehk siis, kui väga palju asju juhtub korraga, nüüd mille põhjal ma otsustama pean hakkama, ehk siis mis on see kõige suurem prioriteet. Just tulin kohtumiselt ja tõin seal näite, et oletame, et me ise sõitsime soomukiga, ise valmistatud lõhkekeha, et seal on palju tolmu, seal on kaos, seal on mingi põrutsed, õnneks meil keegi viga ei saanud selles konkreetses plahvatses. Aga seal on tihti peale need ise valmistatud lõhkekeha plahvatsed nagu varitsus peale pandud, ehk siis erinevates käsitulirelvadest antakse nii palju tuld kui vähegi võimalik, tekitada võimalikult palju kahju. Siis mis on see number 1 prioriteet, mille me peame keskenduma, et üldse siit minema saada? See vastase tuli peab lõppema. Me ei saa liikuda üldse, kui vastase tuli on meil peal. Vahet ei ole, kas seal on haavatud mitte, et kui me sealt kõik hakkame välja tulema, siis me saame surma lihtsalt. Me ükskõik mida tegema, et see vastase tuli ära lõpeks. Mis on see prioriteet praegu ja siis järgmine prioriteet ja siis järgmine. Nüüd selle juures see võtmetegevus on rahune, vaata ringi ja tee järgmine väike otsus. Ehk siis, kui me läheme emotsionaalseks, siis me teeme rumalaid asju.
keegi vist ei ole väga häid otsuseid emotsionaalselt teinud, onju. Ja seda me ka treenite mees, ehk siis hästi lihtne tehnika on näiteks boksi hingama, onju. Et 4 sekundit hingad sisse, 4 sekundit hoiad, 4 sekundit hingad välja, 4 sekundit hoiad, teed paar ringi niimoodi, ja sul on juba närvisüsteem nagu natukene rahulikum, sa saad teha järgmise väikse otsuse. Eks mul on vaja kogu selles kaoses jääda rahulikuks, eriti juhi rollis inimestel, kes on siis jaoülemad, rühmavanemad, et teha neid olulisi väikseid otsuseid. Ja viimaseks on see hajutatud juhtimine, ehk siis üks juht ei jõua kõigi juurde, nagu me rääkisime. Nüüd selleks, et igaüks saaks need otsused oma vastutusala lõikes vastu võtta, ma pean väga selgelt aru saama, mis on see ülema kavatsus, miks me siin üldse oleme, mis see meie missioon on, et mis on ülema kavatsus meie mõistes on, et mis on eesmärk, mis on meetod ja võtmetegevused ning mis on lõpptulemus. Kui ma sellest aru ei saa, no siis vahet ei ole, mis otsused ma vastu võtan. Ma ei tea, kuhu poole me liigume, miks. Aga kuidas need eesmärgid peaks just sündima, et kas ülem peab need ise välja mõtlema või see on ka tegelikult meeskonnatöö? Ikka meeskonnatöö, jah. No see, kui me räägime näiteks missioonil olekus, siis me läheme, miks me üldse oleme selles riigis Afganistanis? No selleks, et võib-olla strateegiline eesmärk Eesti riigil oli, ma ei tea, luua head suhted liitlastega, ameeriklastega, brittidega ja teistega. Ja see kandis ju lõpuks vilja, vere hinnaga, sõdurite hinnaga, elu hinnaga. Meil on Ämaris NATO lennubaas, meil on Boots on the ground Tapal, erinevad liitlasüksused ja see on strateegiline otsus selleks, et ega me üksi päini oma vabadust siin ei suuda kaitsta, meil on vaja liitlasi selleks. Nüüd seal konkreetsele operatsioonile minek seal loomulikult ülemad annavad sulle selle operatsiooni käsu ette, et nagu mis meie ülesanne on ja milline see võit välja näeb. See, kuidas me seda teeme kompaniiga või rühmadena või jaaga, see on meie enda otsustada. Miks? Sest et me tahame ise kaasa rääkida, kuidas me sureme. Ja siis on natuke rohkem meie plaan, kui ülema plaan. Me ütlesime, et see läheb metsa. See oli sinu peas ja see kommunikeerib meile sellest, et siis on meil võimalus süüdistada neid juhte. Aga kui ta ütleb meile, mõelge ise plaan välja, siis ta vaatas plaani, meil on umbes 85% plaan, siis ta küsib lihtsalt küsimus juurde. Kas te selle peale mõtlesite? Kuule vaadake, siin on päris hea koht, kus saate varjada. Siis ta täiendab lihtsalt läbi nende küsimuste plaani. No see oleks selline ideaalne, mida me siis ise kombatorides elame, üksteist treenime ja mida me koolitustele edasi anname. Aga see on kõik selles mõttes sellised juhid, see kõik on ideaalmaailmas, et inimesed on ikkagi isiksused ja samamoodi on isiksused ka need alluvad, siis vahet ei ole, kas siis kaitseväes või siis ettevõttes, et mida te soovitate näiteks juhtidele, kellel on sellised vastuvoolu ujujad, kes ei võta vastu selliseid, kes on problemaatilised. Ja kes satuvad võib-olla juhtima meeskonda, mida nad ei saa ise komplekteerida. Et ideaalmaailmas tuleb juht, paneb oma tiimi kokku. Aga päriselus ju tihti on niimoodi, et see tiim on juba enne olemas ja siis sa pead minema seda juhtima ja siis on võib-olla sinu suhtes väga palju mingisuguseid eelarvamusi, väga palju ootusi, et mismoodi siis nagu selles olukorras teie printsiipide järgi toimetada? No need, kes ei taha koostööd teha või ujuvad vastuvoolu, siis võib-olla küsimus see, et nagu kes need inimesed tööle võttis? Kas neile, kuidas need onboarditi? Millised ootused neile seati? Kas nad teavad neid ootusi? Mismoodi neid koolitati? Mismoodi neid treeniti? Mismoodi mentordati? Et see on ju minu kui juhi teha. See ei tähenda, et ma füüsiliselt ise pean tegema, aga minu teha on see süsteem luua. Ja kui ma olen kõike neid asju proovinud, mida ma just kirjeldasin, siis võib-olla see, ja ka üks-ühele vestlused on hästi olulised, et mitte üks kord aastas ei tee seda, aga meie näiteks teeme Remoga iga nädalaks ja räägime, ma ei tea, 15 minutit, pool tundi ja kõigest muust kui tööst. Loome suhted, ehitame suhted. Kui ma ka seda olen teinud piisavalt, siis ma saan ju kutsuda, eskaleerida lõpuks, et hei Rauno, ma olen kõike juba proovinud ja loetlen need asjad ette, et ma rohkem ei oska, et ma arvan, et võib-olla teekond läheb siin lahku ja see on ka okei otsus.
et kui see hakkab minu meeskonda ja meie eesmärki ja missiooni nagu mõjutama üleliia määra, siis võib-olla on see koht, kus me oleme laiali, aga seal ka ma lähen viisakalt laiali ja võib-olla see inimene teeb midagi enda jaoks aja jooksul ja ta tahab tagasi tulla, targema, tublimana, kiiremana ja nii edasi. Ja teine küsimus oli, et kui sa saad uue tiimi, no siis see juht peab ise nagu mõtlema, et kuidas mina saan neid toetada. Eks see on see mõtteviisi ja hoiaku küsimus jälle. Et sama on riigiametites, me oleme neid ka koolitanud päris palju, aga ma ei saa valida endale meeskonda. Jah, tõsi, aga saad valida enda hoiakut ja suhtumist. Kuidas sa inimestega ikkagi suhtled, vahet ole, mis organisatsioonis või mis asutuses on, lõppude lõpuks on tegemist lihtsalt inimestega ja inimesed ikkagi tahavad, et need oleks ära kuulatud, tunnustatud, neid märgatakse, eks see hoiak on palju olulisem ja see viib tagasi selle juurde, et juhtimine hakkab enesejuhtimisest pihta. Et kui minu hoiak on õige, siis on palju lihtsam edasi mineks, be humble. Te olete oma materjalides ka öelnud, et põhimõtteliselt saab öelda niimoodi, et ükskõik mis jama on, et siis on see põhjustatud juhtimisveast. Siit mul jälle tuleb nagu see küsimus, et juhile või juhtimisel on nagu hullult palju ootusi. Et kuidas nagu juhid kõige selle asjaga peaksid hakkama saama, et tegelikult on ju, ma ei tea, sadu juhtimisteooriaid, igasuguseid juhtimiskoolitusi, coachimisi, mentordamisi, aga ikkagi jääb sellest juhist väheks. Ikka nagu peaks ta rohkem, et kuidas ta nagu, mida teie soovitate, kui juht ütleb talle, et mul on nii palju ootusi, et see tundub võimatu missioon. Oota, kellel on ootusi? Ütleme meeskonnal, organisatsioonil, ettevõttel, juhile. jah. Ma arvan, et see on jällegi hästi oluline see enda hoiak, aga teistpidi juhtumine ei olegi lihtne töö. Peame aru saama, et inimestega töö ongi raske. See ongi keeruline ja tõsi, see roll ei ole kõigi jaoks. Me kõik ei saa olla juhi rollis ja juhtida tuhandeid inimesi. See lihtsalt kõigil ei ole nii palju antud kanda. Et kellel on jäme kael nagu mul või mul tõesti on. Aga naljaks, see on raske töö ja see on see ka kultuur, mida me tolereerime oma ettevõttes. Ehk siis, kas me paneme kõik ainult juhi õlgade peale, et vahet ole, meid huvita, olgu olla see tulemus. Või siis on see, et kuidas me saame sind toetada. Ehk siis, mis Remo ja Martin on rääkinud, et kui sealt valikust, eriüksuse valikust tulevad nagu mehed läbi, mis see protsent on seal 10-2 või palju sealt läbi saab, ja sinna lähevad juba ju valikule juba parimatest parimad, kellel on see võimekus üldse sellist asja läbi teha. Nii et me kujutame ette, et seal tuleb mingi hulk mehi läbi, ütleme mingi 20 meest, ütleme rühm, ja siis rühma ülem, eriti päädes eriväelane tuleb siin ette, lööb käed puus, ütleb, mina olen kõige kõvem mees. Ma ütlen teile, kuidas peab siin juhtima ja võitlema. Need egod on nii suured seal ruumis, need ei mahuks ära sinna kõik, eks pigem on see tagasihoidlikkus väga äge, mul on kindlasti teilt väga palju õppida ja ootan hea meelega seda koostööd. See on hoopis teistsugune toon, mille ma sean. Kuidas need punktid, mida te juhtimise juures välja toote või õpetate, kuidas need eristuvad näiteks kriisiolukordades, kas või kaitseväe näitel, et kuidas need juhtimisstiilid nagu võrduvad omavahel või kuidas te neid võrdlete rahuaja juhtimise ülesandeid või eesmärke, millele rõhku panna ja siis sõja ajal? Täpselt sama printsiibid. Vahet ei ole need printsiibid, mida me ise elame ja teistele siis eeskujuna edasi anname läbi koolituste ja treenituste, töötavad ükskõik millises keskkonnas. Meil Eestis näiteks ei ole kõrbe, kus harjutada kõrbest tegevust. Meil on tihtipeale talvel tuli Afganistani missiooni üksusel vööni lumes harjutada kõrbest toimetamist. Nüüd me läheme sinna, seal on 40 kraadi, 50 kraadi kuuma. Esiteks relvad käituvad külmas kuumast teistmoodi juba ja kõik muu siin juurde. Siis see meelsus ja hoiak on külmas üks, kuumas teine. Siis inimene kohaneb vastavalt sellele keskkonnale. Palun tuleta mulle meelde, mis see küsimus on? Aga kuidas nagu ettevõttel nagu kriisi ajal, et kas see töötab samamoodi nagu kaitseväes sõja ajal?
no samamoodi, et need printsiibid, neid me näiteks oleme kriisimeeskondasid koolitanud täpselt nende samad asja alusel, need 4 lahingureeglit ja siin juures on ka see võitjate mõtteviis on teine plokk. Ehk siis ülim vastutus, HR initsiatiiv, kohane olukorraga, be humble, olla tagasihoidlik ja distsipliin võrdub vabadus. Samamoodi nüüd hästi oluline ennetada kõike seda, et kui meil see kriis tuleb ja üks hetk tuleb, siis me oleme juba valmistunud, me teame, mismoodi meeskonnad on, mismoodi me lihtsalt selgelt ja konkreetselt infot vahetame, mismoodi me prioriseerime, mis on kõige kriitilisem, kuidas me siis toimetame, me oleme seda harjutanud ja igaüks on võimeline ja me oleme treeninud seda, kuidas oma vastutusalas neid otsuseid teha ka kriisi olukorras. Nüüd sellest võitjate mõtteviisi poolest me peame aru saama sellest ülima vastutuse printsiibist, mis ühe lausega tähendab seda, et ma ei süüdista teisi ja ma otsi vabandusi, vaid mõtlen, mida mina saan teha. Siis kui ma näitan kellegi poole näpuga, siis üks näpp näitab tema poole, üks sinna Jumala poole äkki ja 3 näppu näitab ikka minu poole. Ja siis mida ma saan teha, miks? Ja nüüd eriti kriisiolukorras, kui ma hakkan vabandusi otsima, süüdistama, siis ma kaotan mida? Kõige väärtuslikum asja. Aega. Ja seda aega selle kriisiolukorras ei ole lihtsalt mida kaotada. Ja see võib viia väga kurbade tagajärgedeni. Aga kes on need ettevõtted, kellele te olete neid koolitusi läbi viinud ja kellelt te olete saanud ka seda tagasidet, et kas või nendelt samadelt töötajatelt, et juhtimine on nüüd nagu öö ja päev võrreldes eelnevaga, mis enne koolitusi oli? Ja sihukest öö ja päeva ei ole, et eks kuidas te ise tunnete, kui lihtne teil oma harjumusi muuta on? See on kohutavalt keeruline. Heade harjumuste tekitamine on kohutavalt raske, halbadest harjumustest loobumine on veelgi raskem. Me võimegi võtta head juhtimist kui hea uue harjumuse loomist. Tegelikult see on oskus, mida kõik saavad õppida. Ehk siis mõnel tuleb see paremini välja, mõnel ei tule nii hästi välja, aga seda on võimalik õppida või parandada vähemalt. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et kes need ettevõtted on olnud? Ja mis nagu murega nad on pöördunud teie poole, et kas nad lahendavad mingit konkreetset asja teie abiga või mida nad teilt soovib? Ja ettevõtted on täitsa seinast seina, ehk siis me oleme teinud neid gümnaasiumi õpilastest kuni riigikohtunikeni välja, riigikohus. Kõik, kes sinna vahele jäävad, isegi võib-olla eraldi, võib-olla võiks välja tuua IT-ettevõtted, võib-olla miks, sest neil on rohkem ressursse võib-olla kui teistel. Nad on juba väga palju panustanud oma kultuuri arendamisse, juhtimisse, meeskondtöösse ja nad tahavad saada nagu heast suurepäraseks. Võib-olla IT-ettevõtted võiks niimoodi eraldi välja tuua. Ja pigem on see, et tihtipeale tuleks ikkagi, et kas ühe inimesega või ühe osakonnaga või kellegagi on mingisugune mure, et nemad ei võta vastutust või nad ei taha oma asju ära teha või nad ei arvesta teistega või nendega on halvad suhted, aga see sama näpu näitamise teema. Aga mida sina selleks oled teinud? Et tihti on ikkagi kellegi konkreetsega mingi mure, siis selle päeva jooksul mina olen küll seda muutust vähemalt selles inimeses näinud. Kas või üks küsimus, mida näiteks poole päeva peal ma ükskord küsisin, et kui üks osakonna juht rääkis, et mina ja minu meeskond, mina ja minu osakond. Aga kas see ettevõte on kokku pandud sinu ja sinu osakonna pärast ainult? Või on selle organisatsioonil oma missioon ja visioon ja eesmärk? No siis on pilk maas ja põsk ühetab, siis ta saab aru, et eks ta sai humbliks selle hetkeks tagasihoidlikuks, jah. Ehk siis ei ole ainult ju selle konkreetse inimese pärast seal. Temal on võimalik oma panust sinna anda ja siis aidata teisi. Aga kui minna selle teie koolituse ettevõtte nagu ajast tagasi, et kas see huvi oli kohe alguses ettevõtetel olemas või see kuidagi tuli hea turunduse pealt, et või on nüüd just, et ei jõua ära koolitada neid ettevõtteid? No nii hull ei ole, et ära jõua koolitada. Eks ikka tuleb tööd teha. Aga ma arvan, kõige parem soovitus on hästi tehtud töö. Ja kindlasti on see läbi selle, Eesti on väikeks, läbi selle sõna on see koolitus ikkagi levinud, sest inimesed räägivad sellest, nagu te ise ütlesid, midagi teistmoodi, et kuidas nagu lahinguväljalt, kuidas see mind nagu igapäevaelus mu perekonnas aitab.
ehk siis need printsiibid on keskkondade üles, et nad saavad aru, et see aitab neil mingit asja enda elus lahendada. Ja ma arvan, et see ongi nagu põhiline olnud. See on natukene siuke kastist välja, aga teie kui inimene, kes iga päev otsib ja tahab töötada inimeste juhtimisomadustega. Meil siin praegu Kaitseväes, kus te olete kõik oma printsiibid saanud, on ka ühe suure juhi valimine või kas on valimine, et igal ühel omadused, et kas Kaitsevägi on teie arust tegemas õiget otsust või on kellelgi teisel nendest nimetatutest paremad juhtimisomadused või mis teie sellest olukorrast arvate üldse? Kui ma vaatan isiklikus seisugas, siis Andrus Merilo oli minu pataljoni ülem Skaudis, et ma väga toetan, et võiks olla väga võimekas mees, kes Eesti Kaitseväe väga juhib, et ma rohkem muudest arvata, eks need otsused tulevad teiste inimeste teha, aga ma arvan, et see on piisavalt hea valik. Millised on need kõige paremad juhtimisomadused on, mida nagu Kaitseväe juhatajana võib talt oodata siis, et kui olete temaga ühes meeskonnas, ühes tiimis ka olnud, et siis oskate ilmselt nagu siseinfot anda? Ma nii konkreetselt Andrus Merile kohta ei oska öelda, et ma nii vahetult kõrval ei olnud, aga ma arvan, et need samad printsiibid ja põhimõtted, millest me oleme rääkinud juba, et need meie kindralid ja meie ohvitserid on väga võimekad ja nad on mingi põhjusel saanud kindraliks, siis nad on juba sellise hea mõtteviisiga. Ma usun, et kõik meie kindralid oleks väärt juhtima meie Kaitseväega. Kui me juba jõudsime sinna lahinguväljale jutuga tagasi, et ma korra pean puudutama ka seda teemat, et milles me selles ajas, kus me praegu elame sõja ajal. Ukrainas toimub sõda jätkuvalt, ta ei ole ikka ära lõppenud. See teeb murelikuks ja samas, kui nüüd selle teie vaatest rääkida, et kuidas sa hindad seda, et mis on praegu Ukraina armeele toonud edu ja kuidas sa nagu selle poole pealt vaatad Ukrainat versus Venemaad, et mis sa näed, et mis on kellegi tugevused ja kuidas nagu selle sõjaväe juhtimise printsiibist see asi võiks laheneda? Ma usun, et ukrainlased on väga nutikalt strateegilised oma tegevuses, sest nad saavad aru, kui palju on neid ja mis võimekus on neil. Samas nad teevad koostööd oma liitlastega, nad kuulavad piisavalt palju, ehk siis nad ongi humble, sest neil on vaja liitlasi, et see sõda võita ja meil on ka vaja Ukrainat, et see sõda võita tegelikult. Ja mis on muidugi ka kahetsusväärne, kui vaadata eilseid uudiseid, kui öeldakse, et me ei tee ikkagi piisavalt palju, ammugi mitte nii palju, kui Venemaa teeb omalt poolt, et mis ressursse ta sinna paneb, siis see teeb kurvaks, kui vähe me tegelikult Euroopana siis toetame ukrainlasi. Et mis siis lõpuks nagu peab juhtuma, et me kõik nagu siis me ütlesime, paneks need õlad kokku ja päriselt nagu toetaks seda. Raske öelda. Aga ma arvan, et eks oma panus on tegelikult Euroopa Liidul ja liitlastel kindlasti, sest et kui ukrainlased käivad ju ka meil ja teistes riikides ju koolitumas, relvi õppimas kui taktikat ja muid asju, et see on see, kuidas me saame neid toetada ja toetamegi. Äkki te peaksite laiendama oma koolitust ka siis NATOsse ja Euroopa Liitu, et tuleks sellist just praegu sõja ajal nagu olulist informatsiooni või tõekspidamisi, et nad saaksidki aru, kuidas see juhtimine nende vaates käib? No me vaikselt liigume sinna suunas, alustame Eestist ja teeme oma väikseid tibusamme sinna Euroopa suunal ka. Meil on ühe Eesti ettevõtte tütarettevõtte Balkani poolsaarel, kus me siis järgmise pool aastat neid toetame. Nüüd ameeriklastega sai meil see koostööleping ka allkirjastatud jaanuaris ja oleme ise siis oma instruktoritega siis Train the Trainers programmis, ehk siis ühtlustavas programmis,
ja noh, tegelikult Echelon Front, nende ettevõte, siis nad tahavad meid siis rohkem ise ka toetada ja promoda siia Euroopasse, et näed meie partnerid Euroopas, saate õppida täpselt sama kvaliteetsesse neid juhtimist ja juhtimisprintsiipe kui siin Echelon Frontis. Et no me liigume selles suunas, et me ei ole siin selleks, et kuidas see ütlus oli, oleme siin selleks, et üle võtta, jah, aga väikeste sammudeks järjepidevus on hästi oluline. Et ei hüppa üle oma varju, et peame aru saama ka, et meil endal tuleb tohutult palju kasvada ja õppida veel. Tulles nüüd jällegi siia ettevõtlusmaailma, et milline pilt teile juhtimiskoolitusettevõttena avaneb Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest, et kus me omadega oleme? Mida te näete, et sa tõid välja, et IT-ettevõtted tahavad saada heast väga heaks, aga meil on ju palju selliseid pisikesi organisatsioone, kes võivad ainult und näha sellest, et nad saaksid, ütleme, sellist koolitust endale lubada, et mis see meie selline juhtimiskultuur, mis pilt sul sellest nagu üldiselt on Eestis? No üldiselt juhtimiskultuur on nagu okei. Lihtsalt küsimus on see, et kas rakendatakse neid teadmisi, mis juhtidel on, sest juhid on väga targad. Need, kes on ettevõtte juba loonud, need on juba väga nutikad ja midagi nad teevad väga hästi. Lihtsalt küsimus on see, et nagu kui teadlikult ma oma meeskonda arendan. Sest et mingil maal nad saavad aru, kui me räägime nendest väikestest ja keskmise suurega ettevõttest, et ma üksi ju ei jõua igale poole. Ja siis hakatakse neid koolitajaid kutsuma, et tehke nad korda ja õpetage neil seda ja treenige neid nii. Tegelikult hakkab see ju juhist endast pihta või nendest omanikest. Et see üldine pilt on nagu üsna okei. Nüüd jah, kas seda lubada saab, see on jälle nagu mõtteviisi küsimus, sest et ka meie poolt on tasuta materjal lihtsalt internet täis. Saavad meie podcastid, Kombatoride podcast, YouTube'is on meie kanal. Me neid oma printsiipe räägime seal lahti, me oleme oma Zoomi kõnesid siin üles pannud. Meil, see on kõik tasuta, eks. Siis me käime ise esineme erinevatel konverentsidel, räägime seda. Siis on meil õpilastele Edumuskoolis programm juba 2 aastat. Ma riigikaitse õpetaja, ma räägin seal neid asju juba. Õpetajatele, lasteaedadele, igal pool käime rääkimas ja mis meil veel on. Ja online akadeemia. Ka seal on üsna väikese raha eest on kõik seda võimalik iseseisvalt õppida. See küsimus on nagu tahtes, initsiatiivi haaramise siis selles nagu miks mul oleks vaja ennast arendada juhina ja oma meeskonda. Võib-olla lihtsalt selle jaoks ei võeta nagu piisavalt aega, sest meil on kogu aeg nagu see kiire, klient, raha, toode peab välja minema ja teenus välja. Ehk siis see sama 3. lahingureegel, rahune, vaata ringi ja tee otsus. Vahepeal tuleb võtta neid taktikalisi pause. Vaata, stopp, mis asja see vastane praegu teeb siin? Mida see konkurent üldse teeb? Okei, et arendama meeskonda, kuidas minu meeskonna läheb? Me pole vist ühtegi juhtimiskoolitust teinud, team buildingust rääkima, et äkki peaks midagi tegema. Ja siin on muidugi võtmesõnas järjepidevus. 1 korra aastas tore, aga meil on vaja siis, kui need kriisiolukorrad tulevad ja need tulevad, et need inimesed oleksid siis võimelised ise otsuseid vastu võtma ja toimetama. Muidugi seal eeldatakse kriisiolukorras ka sellist väga konkreetset juhtimist juhi poolt ja ka selleks tuleb valmis olla, aga kui meeskond ei tea üldse, kuidas nad peaks käituma, siis nad käituvadki nii vaikimisi, kuidas nad käituvad, aga kui me ei tea seda, siis tuleb külmavärinad peale, siis see on nagu päris õudne. Et kui me saadaksime ühe rühma, keda me pole treeninud, mitte mingil, näiteks noorte ajal ajeteenijate rühma Afganistani, minge. Tõenäoliselt nad sealt tagasi ei tuleks savas koosseisus, mis nad sinna läksid. No ülikeeruline, jah, et see et ei tahaks olla selles rühmas ja selles ülemas, kes saadab neid sinna. Et aga ütleme, piltlikult öeldes iga päev ettevõttes toimub. Aga kui palju see teie üks koolitus maksab ja kui palju üldse ettevõtted teie pilgu läbi on valmis maksma, et seda team buildingut ja selliseid juhtimiskoolitusi läbi viia? No, just tulin kohtumiselt öelda, et meie hinnad on päris krõbedad. Aga see on ka sellepärast, et meid ennast on piisavalt palju, meil on see koolitus, mida inimesed saavad, see on maailma tasemel. Et see, mida me oleme teinud 2 aastat ilma Echelon Frontita, kui me käisime nüüd Ameerikas, nad ütlesid nagu, good, see on maailma tasemel.
see peabki kallis olema. See peab kallis olema sellepärast, et kui ma mitte midagi sellest ei maksa või ma maksan väga vähe, siis kui tõsiselt ma seda võtan, kui tõsiselt ma võtan enda muutmist. Et nagu nende kõikide asjade, kui ma saan midagi tasuta, siis ta jääb mul vedelema kuskile. Ja me väärtustame iseennast hästi palju oma meeskonda, et igaüks, igal ühel on see oma lugu, kust on tulnud, läbi milliste raskusti ja me teame, mida me oleme teinud selleks, et need asjad endale selgeks õppida. Ja ka praegu me eksime kogu aeg nende samad asjade vastu, sest me oleme inimesed. Aga siis me võtame üksteisele varrukast kinni ja teeme tagasiside. Kuule, mis läks hästi? Mida sa tahaksid muuta, mida parandada ja mis on no-go's? Nüüd summaliselt ma ei tea, iga ühe jaoks on see summa, mis on kallis, mis on vähe, see on nii erinev. Väga paljud koolitused on nii-öelda custom made või tailor made koolitused. Et meie jaoks on oluline aru saada kombataride jaoks, et kui palju meile aega antakse ja mis on see ressurss, mida te sinna panete ja siis me ütleme, mida me saame pakkuda. Sest kui me teeme oma hinnapakkumise, siis nad ütlevad, oi, liiga kallis või näiteks. Ja siis me hakkame sellist telefoni mängu põrgatama. Aga kui me käime kohtumisel, siis aga öelge, mis on see ressurss, mida te saate panna, kui palju te meil aega annate, siis me ütleme, mida me saame teile pakkuda. See on seinast seina. Mis selle koolituse nagu keskmine hind on või mis summade vahele ta jääb? Et keskmiselt? No keskmiselt jääb, ütleme, kuskil 3000 kuni, ma ei tea, 10 000 vahele. Ja selle eest saab siis mitu koolitust? Ühe koolituse ühel päeval või on see jagatud ka mingite... Üks koolitus, see on nagu selline treening, ühepäevane treening. Nüüd te võite ise arutada, kui me teeme seda järjepidevalt ja järjepidevus võiks tekkida, ma ei tea, mis X arvu korda on ja ülioluline selle juures, et see ettevõte ise võtaks selle omaks ja hakkaksid iga päev ise siis nagu elama ja treenima. Siis see summa läheb päris suureks ikkagi tegelikult. Arusaadav, hea asi maksab, aga kas te saate öelda ka, et millised need milline see koolitus välja näeb, et kas seal ongi nagu võtate te mingeid asju päriselt sealt lahinguväljalt, et millised on need ülesanded, et kas see päriselt ongi selline, et sa panedki need inimesed väga ebamugavasse olukorda ja nad peavad kuidagi sealt välja rabelema, et kas sa saad mingi näite tuua? Kõik täpselt kõik see, mida sa kirjeldasid. No FTX, Field Training Exercise, mis on nagu üks ühele sealt ameeriklastelt nüüd ära toodud, on, et see on 15 inimesele. Meil on 3 instruktorit, kes siis käivad nende inimestega siis kaasas neid ülesandeid või operatsioone tegemas. Ehk siis nende inimeste jaoks meid ei ole olemas justkui, aga me lihtsalt jälgime, paneme kirja. Nüüd nad saavad, võtame siis 15 3 inimest, kelle me paneme juhi rolli. Need 3 juhti saavad siis operatsiooni käsu või ülesande, mida nad peavad tegema näiteks. Peavad pantvangi päästma minema. Nagu reaalselt peavadki ja meil on rollimängijad, endised kaitseväelased ja erinevad inimesed, kes seda rolli väga hästi mängivad. Seal on vastane, kes tahab siis teie üksus siis elimineerida ja teha kõik selleks, et ei tuleks sinna. Nüüd see sõltub ja siis kogu see keskkond või see miljöö on hästi dünaamiline. Nüüd see, kuidas teie oma siis selle üksusega lähete näiteks kohalike elanikega suhtlema või kuidas te vastase käitud, siis nemad käituvad vastavalt vastu. Täpselt nii nagu päris lahinguväljal. Ehk siis nii nagu meid treeniti missioonilises väljaõppes, natuke lihtsustatud vormi oleme pannud siis sellesse FTX. Nad saavadki 20-minutilisi ülesandeid, kus siis on ajakriitilisus, ehk siis kriisiolukorrad, siis mul tuleb kõik need lahingureeglid siis oma peas läbi käia, nii siin rakendada, kuidas ma meeskonna suhtlen, kuidas infot jagan, kuidas ma teisi kaasan, kas ma lähen ise või siis hajutatud juhtides lasen teistel juhtida. Kõik need asjad välja, siis me teeme tagasiside peale igat stsenaariumi, et mis läks hästi, mis võiks parem minna, mis on no-go's ja kuidas on see seotud sinu igapäevatöö ja ärieluga. Aga kuidas te need juhid nende ülesannete jaoks välja valite? Kas nad on päriselt kõik saavad olla juhi rollis. Kõik 15, kes tulevad, saavad olla juhi rollis ja ei võiks muretseda, kõik saavad juhtida. Aga kuidas te olete märganud, kui te jälgite nüüd neid meeskondi, et kas on ka niimoodi? On ju inimesi, kes ütlevad, et mind just käivitab kriis. Et te päriselt näetegi, on mingid sellised tüübid, kes siis säravad. Võib-olla ta ei olegi üleüldse juht, aga vaat selles olukorras lööb särama. Ongi. Ja seal ongi näiteks mõned ettevõtted on selle koolituse tellinud, selle treeningu,
et nad on ise tagaplaanil ja nad tahavadki näha, kuidas mingid juhid või mingid inimesed siis sellistes ebastandardsetes out of box olukordades käituvad. Ja nad ongi öelnud, et mõned inimesed üllatavadki, need, keda ma arvasin, et Alli Iirek, et tema küll kriisiolukorras jookseb kinni ja läheb lukku, siis vaatan nagu üllatasin, vau, kui tugev ja vali hääl on seal naisterahval, mul oli temast hoopis teistsugune eelarvamus. Ja siis, ja on ka vastupidist on ju kahjuks, et need inimesed, need mehed ja mõned, kes on isegi ka kaitseväes käinud, siis nad on lukus on ju. Või siis mis nad teevad, mis tihtipeale juhtub nendega, kes on ajateenistuses käinud. Aga ma tean küll, ma olen teinud asju, siis ta läheb üksi ja ta unustab oma meeskonna ära, ei jaga infot, ei kaasa neid, eksib kõikide lahingureeglite vastu. Ehk siis ta tahab näidata, et kui hästi ma olen need on. Aga sa oled meeskonnaga ja sa pead meeskonnaga koos seda tegema. Et on mõlemad äärmused tulevad seal välja, lihtsalt see on nii mittestandardne olukord ühele ettevõttele, ma ei tea, pantvangi päästa või politseiniku lappi minna või ma ei tea, Diamond Target mingit terroristi püüda. Aga samas see on fun ja see kõik on põnev. Aga see informatsioon, mis te, nagu need 4 punkti, mis te sinna kogu aeg rõhutate, kas need meetodid ja kõik need töötoad, need 20-minutilised missioonid, ülesanded, kas te neid ka kuidagi ajas arendate või need on ikkagi kaitseväes ju tulnud, teada, tuntud, et töötavad need 4 punkti, et või kuidas te ajas ise arenete? No väga palju, ma arvan, et Combat Readys 1 aasta on võrnud 5 aastaga enese arengus, sest et klient õpetab kõige rohkem. Ja kuidas me seda teeme, et alguses saadik kuni siiamaani ja ilmselt jätkame seda peale koolituse või treeningu lõppu, me lase nüüd ennem ära küsima tagasisidet. Meil on QR-kood, seal on mingi 5, 6, 7 küsimus. Ehk siis, mis teile meeldis, mida Combat Ready võiks paremini teha, mida instruktor Priit Lillevelli võiks teistmoodi teha. Ehk siis küsime hästi kriitiliselt iseenda kohta. Ja alguses oligi, kriitiliselt vastati ka. Ja siis tuligi oma see uhkus jätta ukse taha ja panna kirja ja sain järgmine koolitus, tegid juba paremini natukene, juba natuke paremini. Nüüd ongi ilusti nagu tasakaalustunud, et eks siis need treeningud on selle 2 aastaga lihvitud juba päris heaks, kindlasti on arenemisruumi, kindlasti me saame, FTX-is tõenäoliselt saab ka mingit stsenaariumi paremaks teha. Nüüd teine formaat, lahingmatk, kus matka jooksul me teeme erinevaid täiesti teistsuguseid harjutusi kui FTX-il näiteks. Te peate 7 minutiga ehitama 2 kanderaami, ei mitte milleski. Kogu 20 inimesega meeskonnaga. Mõelge välja. Läks, olukord on peal. Ja nüüd mul ei ole mitte midagi, saan mingi ülesande. Kas ma olen juhina üksi tegema või võtan korra kõik kokku. Hei, kuule, sükke ülesande tuli, et mis te arvate, on kellegi ideid? No selle peale tihti peale ei tulda. Läheks kohe tunnelisse ära ja siis sealt me saame tagasisidestada kogu seda meeskonnatööd. Me oleme peaaegu tunnikese juba rääkinud. Väga põnev on olnud kuulata kõike seda teie filosoofiat. Küsiksin lõpetuseks, et mis sihid on Combat Ready endale seadnud, mis muutust te Eesti juhtimiskultuuris luua tahate ja kust olete 5 aasta pärast? Ennekõike me tahame ise muutuda paremateks juhtideks Combat Readys. Näitame eeskuju, lead the way. Ja see, kui me saame teisi mõjutada, olla kasulikud sellega, mida meie teeme hästi, ehk siis nagu te alguses ütlesite, et see 2 aastat on päris äge lend olnud, aga see ongi sellepärast, et me oleme ise piisavalt humble'id olnud ja ma usun, et me suudame seda hoida, et meil lase egol üle pea kasvada, ehk siis see ongi, et kui me lahinguväljal ka arvame, et me oleme näiteks, me räägime Afganistanist, et me oleme sellest Kalasnikoviga plätudes ja siis hõlstiga jooksvast turbaniga mehest nagu paremad, osavamad, targemad, tublimad, parem varustus. Siis üks hetk me saame vastu nina ja siis elu teeb humble'iks, tagasihoidlikuks. Ma usun, et see on see hästi oluline hoiak ja nagu meie nagu see visioon on, me tahame mõjutada Eesti ühiskonda ja nüüd ka laiemalt Euroopa ühiskonda siis rohkem suhted ehitama, rohkem vastutust võtma, rohkem endasse vaatama, sest ainult nii saab see tõeline muutus toimuma, et me ei saa teisi parandada. Me saame iseenda puhul midagi ette võtta
ja siis näed, kutsutakse mind podcasti, tule räägi meile ka, onju. See on üks mõjutusviis, üks mõjutuskanal. Et kui me teeme midagi hästi, siis tuntakse huvi ja siis me saame seda jagada. Et seda ei saa ju kellegile peale suruda, et hakka nüüd vastutust võtma. See on võimalik. Ja mis meie sihid 5 aasta pärast on? No me just alustasime Echelon Frondiga koostööd. Ma usun, et me oleme suutnud Euroopas, praegu ongi plaan tegelikult Soome ja Saksamaa sinna ka midagi sarnast üles ehitada, tütarettevõtetena või koostööpartneritena, et me oleme saanud ka jala vahele Euroopasse tugevamalt ja siis laieneda seal edasi, ehk siis levitada seda sõnumit, et muutudes ise saame maailma muuta. Aga igal juhul jääme siis ootama, et Eesti juhtimiskultuur saab paremaks tänu teile. Palju edu Kombat Redile. Aitäh ärikäiku tulemast Priit Lilleväli ja aitäh ka kõikidele ärikäigu kuulajatele. Ärikäik.